tegijad tulid ka tagasi meil siia, stsenarist Martti Helde ja režissöör Kaur Kokk, et tulge ette siia, ma küsin ka siis paar küsimust teie käest, et kuidas on siis teha nagu selles laadis film, et ühelt poolt võiks nagu huvitav olla, võiks nagu mängufilmilik olla, aga samas hoiatusmoment on ka sees, et kas ei ole nagu ühe filmitegijale teatud vastuolu sisse kodeeritud? On ikka jah, aga jah, teisest küljest on see ka suur nagu väljakutse, et kuidas edastada hästi palju informatsiooni nii, et see ei jääks liialt kuivaks ja ainult nagu moraliseerivaks. Kuidas tuua sinna siis nagu mingi inimlik aspekt juurde ja siis nagu anda seda informatsiooni edasi nii, et see tuleks siis inimestele kohale läbi nende isikliku empaatia võime kuidagi nii. Ma ei ole 100% kindel, kuivõrd hästi see õnnestus, aga seda me püüdsime ja nagu väljakutsena oli see selles mõttes päris huvitav mulle vähemalt. No sa olid stsenarist, et see hakkas minema sinna piiri peale, et oleks võinud ka nii-öelda õudusfilmi kaanonite järgi samamoodi lõppeda, palju ei puudunud, et need viimane seltskond oleks ära uppunud, et lapsed oleks ära uppunud. Mõtlesite selle, nagu öeldakse, lõpu peale? Ja me kaalusime seda jah, aga see tundus natukene liiga vägivaldlast, et ilmselt võib-olla seetõttu, et lapsed on veel need, keda annab õpetada ja kes õpivad kiiremini ja võtavad omaks neid asju ja vaatavad vanemate pealt. Seetõttu me otsustasime kõige noorema osa tehti ikkagi nagu elavate kirja ette. No kui palju sellise õppe-mängufilmi, hoiatusfilmi stsenaarium sellise spontaansust on ja kui palju seal tõesti nagu kõik on ette teada, kõik käib skripti järgi ja sõnad on vähe õpitud näitlejatel? No ma arvan, et siin oli, režissöör oli väga mõnusalt selle stsenaariumiga läbi käinud nii-öelda. Seal oli minu jaoks ka üllatusi, mis nagu toimivad, et kondikava saab paberile panna, aga suurem töö tehakse kaamera taga ära. Ma saan aru, et põhiprobleem oli mitte see, et kuidas nagu filmi lugu jutustada, vaid see, et suvi oli ilgelt külm ja kõik pidid teesklema päikse võtmist ja seda, et nad õudselt naudivad veteminekut ja väljas oli 3 kraadi sooja. Jah, näiteks see stseen, mis ongi seal siis päris suur avalikus superrannas. Praegu ta on tänu digitaalse tehnoloogiale nagu keeratud selliseks, et ta näeb natuke suvine välja, aga oli seal inimestel bikiinides, inimesed tegelikult lõdisesid, et see oli selles mõttes päris korralik ettevõtmine, et kõiki panna siis uskuma, et teil nüüd on see duubeli kestev minut 2, teil on tõesti soe ja teil on väga mõnus siin olla. Et see oli tõesti, oli selles mõttes päris palju probleeme, teisipidi oli ka suur probleem, et pidime näiteks suurvett keset suve filmima, et see oli jälle nagu teistpidi probleem, et see Jägala, Liis Orav teaks sellest kõigest paremini rääkida, kuidas pidime tammid lahti laskma kohati, et vett juurde saada ja sellised asjad, et jah, oli üksjagu igasuguseid tehnilisi asju küll, jah. No väike moraal ka siis lõppu, et mida te siis õppisite kumbki selle filmi käigus, mida te enne teistmoodi tegite suheldes veega? Ma arvan, et ma olen kuidagi hästi vastutustundlik alati olnud, sest et mul on olnud kokkupuuteid uppumisega. Mis see tähendab? Kunagi keskkoolis mu klassivend uppus ära ja see kuidagi nagu sellest ajast peale juba see suhtumine vähemalt meie klassis või koolis muutus. Aga uut saab nagu filmist ilmselt mingid tehnilised võtted, et need on alati asjad, mis tegelikult peaks meelde tuletama või võiksin meeles olla, et eriti veel rääkides, et hingamistehnika trendid nagu liiguvad, siis 2x30 on selle aasta mood, et siis see on uus info. See on tõesti hea info, sellepärast mind on ka 8–12 korda õpetatud elustama ja ma ka ei mäleta mitte midagi sellest enam. Järgmine kord, ülehomme me juba seda ei mäleta, aga see õpetussõna oli küll väga hea, et vähemalt tee midagi, et ära passi niisama. Kuidas sinuga on nii praktilise eluga, mille vastu sa enam ei eksi? Minuga vist nii, et ma nii vastutustundliku Martti ilmselt ei ole kunagi varem olnud, aga ma avastasin pärast, kui film oli võetud või tegelikult isegi vist juba võtete ajal avastasin ennast sellest positsioonist, et ma peatasin ühte sõpra täpselt nii, nagu film õpetab. Ühte päris lähedast sõpra ta ei läinud, et ta oli üsna joogine. Et selles mõttes ma arvan, et minu puhul on see nagu asi töötab juba praegu. Suur aitäh teile! Aga kuidas siis oma sõpra